oli kodu meil siis ema põldude vööl või ranniku liivasel rannal või saarel, kus vihane tormides ööst käis päeval ja ööl meie kannul. Me tulnud ja moodustanud terasest kee, mees mehega sammu siin astub ja kõigil on ühine eesmärk ja tee, käes relvaga vaenlase vastu. Meil leegion sammub ja kindel on ta rühm, sest kohustus püha meil täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatanud on käe ja ühiselt kantakse raskus. Küllap vaenlasel igavest meelde nüüd jääb, me relvade hävitab vastus. Sinu silmis küll pisaraid nägin mu neid, kui lahkudes hoidsin su käsi. Kord tagasi tulen ja kuivatan neid, tean oodates sina ei väsi. Kui tahan, et naeratad mul püsti täi, ma naeratan sinule vastu. Kui vaimus mu kõrval sa vaprasti käid, siis rõõmsamalt riviski astun. Meil leegion sammub ja kindel on ta rühm, sest kohustus püha meil täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatanud on käe ja ühiselt kantakse raskus. Küllap vaenlasel igavest meelde nüüd jääb, me relvade hävitab vastus. Meie kodudest üle käinud raevutsev tuul, neist kiskunud tütred ja pojad. Ent võitleme seni, kui rauas on tuul ja neile te avat on koju. Kord teostub see kindlasti ühinem siis, kõik eestlased kodumaa pinnal. Seal võidukast lauludest kajama siis, see võitlus on väärinud hinna. Meil leegion sammub ja kindel on ta rühm, sest kohustus püha meil täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatanud on käe ja ühiselt kantakse raskus. Küllap vaenlasel igavest meelde nüüd jääb, me relvade hävitab vastus. Pead seal küünla üles panema. Küll pane. Austatud veteraanid oma kodudes. Täna on veel mõned mehed meiega, kes on kandnud ka Eesti Leegioni vormi. Tihti on nad olnud ka Soome poisid ja kandnud isegi 2 mundrit. Täna 80 aastat tagasi algasid siin Sinimägedes Eesti Vabadussõja, teise vabadussõja lahingud. Need olid ohvrite rohkemad lahingud, mis siin kunagi sellel Narva platsdarmil on peetud ja 1700 aastal siinsamal lahinguväljadel natukene edasi siit Narva all lõi Rootsi kuningas puruks Vene väed. Järgmine aasta saab sellest 335 aastat. 80 aastat tagasi tuli siin Eesti sõjameestel ja Euroopa vabatahtlikel võidelda Nõukogude okupantide vastu, keda kahjuks toetasid ka teljeriigid, kes on ka osaliselt vastutavad kõigi nende kuritegude eest, mida Stalini okupandid siin 50 aastat kestnud okupatsiooni jooksul toime panid. Täna oleme me NATO ja ka Euroopa Liidu liikmed ja
nad on mõnes mõttes oma süü ju lunastanud. Kuid need tagajärjed, mis tõi 80 aastat tagasi Nõukogude okupatsioon meie maale, ei ole ka tänaseks kuskile kadunud. Kõik me teame venekeelsete koolide probleeme, venekeelsed õpetajate nii edasi. Siin võidelnud mehed võitlesid selle eest, et Eesti rahvast ei venestataks, et meil ei kehtiks vene kord. 41. aastal ütles Sergejus Lipp, kes on paljude laulutekstide autoriks, Mets mühiseb, sõduri truudus. Kui teda Nõukogude okupandid üle kuulasite, ta sõnas: miks te tulite meie maale? Meil pole teid venelasi tarvis. Meil on oma keel, meil on oma lipp ja meil on oma hümn. Elage omal maal. Selle eest lasti ta 42. aastal kuklakuuliga Siberi vangilaagris maha. Kuid tema laulud, mis ta kirjutanud on, elavad edasi. 10. juunil 44. aastal esines siin Sinimägede võitlusjoonel Narva all tuntud Eesti laulumees Artur Rinne. Eesti Leegioni vormis laulis ta Eesti Leegioni sõduritele ilmene ääres või sedasama sõduri truudust, mida algselt laulis Ants Eskola. Ja Rinne laulis seda ka, jõudis augustikuus 44 laulda seda ka Emajõe rindel. Nii et hiljem sealt teine pool Rinnet olevat Eesti laskurkorpuse mehed, punaväelased, üks nendest kuulis sealt Rinne häält ja olevat siis hiljem Rinne peale käinud tunnistusi andmas, et ta laulis SS sõduritele. Artur Rinne viidi muidugi Siberi vangilaagrisse 50. aastal, ta tuli sealt 56. aastal tagasi. Ja läheme siiski korraks ka 29. juuli 44. aasta juurde. Ma olen palju kordi käinud juba alates 90. aastast seal Paul Maitla punkri juures ja pühendame ka Sinimägede sangari mälestuseks täna siia need pärjad, kes võitles siin ja oli Eesti sõjakooli lõpetanud ohvitser. Minu vanaema vend, kes temaga koos sinna Grenaderimäe lahingusse läks, ütles, et Maitla oli julge mees, sest ta loopis ise minu ees seal koos minuga granaate kaevikusse. Ja kahjuks ei ole neid sõjamehi täna, või need on õigemini mõned üksikud veel, kes on kandnud Eesti Leegioni vormi, aga aitäh teile, Eesti sõjamehed, kes te 44. aastal võitlesite. Ja meie head klubi liikmed, kes me täna siin oleme, aitäh teile, et te olete tulnud kõik siia mälestama meie sangareid, kes Eesti eest võitlesid. Ukrainas on üks ilus lause, mida mulle meeldib eesti keeles öelda: kangelane ei sure. Ei suregi Sinimägede kangelased mitte kunagi, ka 80 aastat hiljem on nad meie jaoks elavad. Elagu Eesti Vabariik! Aitäh!